Head inimesed, jätkame siis seda saatesarja, nagu te nägite seda kella ja nähtavasti kell liigub edasi. Ja siuke tõsine värk on siis käimas. Jah, et valitsus on ikkagi väga kindla, mitte ainult jumala kell, vaid ka valitsuse kell, et nad on selle väga kindla kuupäeva ikkagi pannud 2030. Kuigi väliselt tundub, et neil teatud asjad ei lähe nagu nad tahavad. Jah, ei oska öelda, aga see on väga kindel kuupäev, et ikkagi see agenda 2000, millest me siin 4 aastat oleme rääkinud, et see plaan on ikkagi täiesti jõus. Ja väga paljud asjad, mida nad on sinna seadnud siiski, ja tegelikult ma ütleksin, et pigem palju rohkem sünnib kui see, mis ei sünni. Nii. Et sellest võiks nagu rääkida, et mis siis tegelikult toimub ja et täna võiks siis keskenduda sellele, et kui me räägime lõpuaegadest, piiblist, et ja mõned inimesed arvavad, naeravad, et see 6 märk, et see on niisugune naljanumber ja selline lihtsalt tore niisugune satanistlik mingisugune märk ja siis mind alati hämmastab nagu pühakirja puhul see autentsus, et täpselt mida ta ütleb, seda ta mõtleb. Et see täpselt nii on ja kuidas kõik lõpuks nagu sellisena avandub, siis see lihtsalt on uskumatu ja kui me oleme siin Palantirist natuke rääkinud kui sellisest CIA ellu kutsutud luuresüsteemist, mis loodi inimeste järgi luurama. Selle eesmärk ei ole mitte midagi muud olnud, mitte midagi toredat majanduse arendamiseks või sinu heaks töökohaks või mitte midagi. See on CIA esile kutsutud idee. Ja räägiksime täna natuke sellest lähemalt veel korra ja siis nende seostega, mida nad sellega teevad, kuidas nad teevad, mis nad selle taga mõtlevad ja et oleks nagu selge, sest ka ütleme, Eesti on kindlasti sellega väga sügavalt seotud ja kasutab seda kindlasti suures määras ja et tavainimene võiks aru saada, et mis tema ümber tegelikult toimub, millest seda on mässitud ja mis selle tegelik siis nagu eesmärk on. Nii et siis Palantir loodi siis sellise seltskonna poolt nagu siis PayPal Mafia, kuhu kuulusid siis mitmed kuulsad inimesed ja ühes, kellest me siin alustame, on siis Alan Karp, kes on üks siis Palantiri selline kaaslooja Peter Thieliga ja kes siis ka Whitney Webi uuriva ajakirjanduse andmetel vist oli ka seotud kogu selle lastekaubanduse ja ohverduse ja kõige muuga. Nii et need ei ole inimesed, kes on just väga hea imidžiga, ütleme hea tegelikult elupraktikaga, mida nad siis praktiseerivad. Ja see, mida see mees siis räägib siin, on võetud siis ühes kohtumisest, kus ta siis räägib, mis ta arvab ja sellest siis on nagu tehtud siis, räägime siis sellest, mis ta siin räägib. Ja tema räägib siin siis, kui nüüd see hääl võtab maha, ja see jutt, kui nüüd seda jälgida ja kuulata, on päris sõjakas, päris ähvardav ja päris kole. Ja kuna tema siis on üks nendest, kes siis omab seal selles surveillance või ütleme see jälitussüsteemi siis selles kuidas siis öelda selle Palantiri siis töötamises ja kõiges suuri rahasid ja ta on selline väga rikas mees ja üks juhte seal, siis on väga hirmus, et selline mees selliseid asju armastab ja tema siis ütleb, et meie oleme siis vabadust armastav lääs ja me seisame siis oma väärtuste eest, me tahame hirmutada oma vaenlast ja kui vaja, ka oma vaenlast tappa,
kusjuures ta ei ütle, kes on see vaenlane, ta ei ütle, et see on riik, see võib olla ka üksikisik. Ja siis ta ütleb, et me oleme, Ameerika on suurim rahu armastav, jumalat armastav planeet maa peal. Ja siis, kui tead tegelikult tausta, mida nad teevad, kutsuvad esile sõjalisi rahutusi ja nii edasi, tapavad lapsi, siis see on kõige suurem silmakirjalikkus muidugi. Ja siis ta ütleb seal väga ähvardavalt, kui sina fetanooliga mürgitad meie inimesi või siis sa tead, et midagi väga halba juhtub sinuga, su sugulastega, su lähedasega, su pangakontuga, kes iganes on sellega ühendatud ja sellega kaasas. Ja meie vaenlased peavad kartma meid. Ja me siis oleme need, kes toome siis nagu teile selle turvalisuse. See on ääretult vastuoluline ja valelik jutt, sest selles samas jutus Alex Karp ütleb, et nende tulevane eesmärk on siis õhutada sõda Hiina, Iraani ja Venemaa vastu. Ja siis räägime üksikasjalikult, mis selline kõne siis tegelikult sisuliselt tähendab. Ja ma teen siis väikse kokkuvõtte siin sellest samast mehest, kes siin räägib, Ben Norton, kes siis annab sellise kena ülevaate ja ma soovitan alati, et vaadake ise need üle, sest mina püüan teha ülevaadet ja võin sõnadega eksida, aga et kui te ise üle vaatate, siis te saate nagu parema ülevaate, minu arust on nagu ülihead podcastid, mis ma täna siia ette panen ja ma tõeliselt soovitan ise neid kuulata. Et ma arvan, et igal ühel on sealt millestki arusaamist saada. Ja nagu ma ütlesin, et Palantir on siis CIA poolt üles kutsutud ja tema peamine tööandja tänaseks hetkeks on siis Pentagon ehk siis sõjavägi, Homeland Security ja ICE immigratsiooniorganisatsioon. Ja nii nagu siin Ben Norton ka ütleb, et Palantir on massjälitussüsteem, millest meid on hoiatatud pea igas düstoopilises raamatus, näiteks nagu Orwell 1984 või siin on mitmeid teisi, mis ta siin nimetab selle saate jooksul, et neid on varem siis kirjutatud. Ja mille taga on siis valitsus. Ühesõnaga, Palantir on sõjalise valitsuse tööriist, et kontrollida inimesi ja nad ütlevadki, et siis praegusel hetkel Alan Karp on see, kes siis üle maailma väga tugevalt õhutab 3. maailmasõda. Ja kui vaadata siis, ütleme neid liikumisi sellise oligarhide seas või selliste Silicon Valley või tech-rikkurite seas, me siis ka näeme seda tegelikult nende valmistumist mingiks sõjaks, sest nad ehitavad neid maa-aluseid punkreid, varustavad ennast millegi pärast, et nad teavad, et midagi on tulemas ja keegi siin podcastis ütles ka väga hästi, et see seltskond tunneb väga hästi piiblit, nad usuvad sellesse, et tuleb midagi apokalüptilist, on tulemas mingi raputus üle maailma ja nemad valmistuvad, et ise sealt siis puhtalt välja tulla. Ja loodavad ellu jääda. Just, ja loodavad ellu jääda tänu siis oma AI-le ja satelliitidele ja kõigele muule, nagu siin Elon Musk väidab, et ta läheb Marsile elama ja nii edasi. Et need ei ole nagu naljad, vaid nagu ma olen ka rääkinud, et see sõna Palantir on võetud siis Tolkieni filmist, kus siis Palantir tähendas seda klaaskuuli, kus oli võimalik siis kõike tulevikku ette näha, et nad väga teadlikult on ka need Tolkieni, ütleme, filmid endale aluseks võt, sest Alan Karpil ei ole siis mitte Peter Thiel, kes siis on kaaslooja, tal ei ole mitte ainult Palantir, vaid ka siis see Mitral, mis on samamoodi võetud siis sealt raamatust. Ja analüütikud siis ütlevad, et Alan Karp on kõige hirmu äratavam, kõige kriipim, õudsam selline ja kõige ohtlikum isik praegusel hetkel, sest ta nagu pidevalt õhutab sõda ja sellist sõjalist mõtlemist. Ja me ka näeme, et USA tõesti selliseks sõjaliseks valmistub ja pidevalt see jutt käib sellest, et me oleme sõjaliselt kõige võimekam riik ja nii edasi. Ja me peame minema siis jällegi tagasi piibli juurde, et nagu saada aru, kus me siis nagu ajaskaalas oleme ja ma olen seda kirja kohta lugenud, aga just sellise Alan Karpi sellise väga sõjaka, väga hirmutava sellise kõne taustal on piibel kuidagi palju usutavam võib-olla paljude jaoks.
ja ta ütleb, et Daniel 11:37 ja ta ei hooli vanemate jumalast ka mitte sellest, keda naised armastavad, ta ei hooli ühestki muust jumalast, vaid ta suurustab kõikide nende ees ja ta austab selle asemel kindlustuse jumalat, ehk siis tegelikult see on nagu sõjajumal, keda ta austab siis. Ja me näeme, et tegelikult see sõjalise võimu suurenemine, kui võtta, et Palantiiri omab sõjavägi, siis me näeme seda nagu pidevat kasvamist praegu, mingid väga kummalist, et igal poole nagu tulevad sõjaväelased ette otsa ja ütleme WHO seadus, mis meditsiini sõjaväega seob, eks ole, et me näeme mingit väga veidrat sõjaväelise valitsuse kasvamist ja seda piibel ütleb, et viimane valitsus on sõjaväeline valitsus. Meil on Jumala sõna seda ette öelnud, et need arengud ei peaks meid kuidagi nagu üllatama, vaid need on nagu mõistetavad ja kui me võtame Mary Baxteri ilmutuse 76. aastal, siis kui ta seal põrgu raamatus, kui ta 40 päeva käis põrgus ja ta rääkis natukene siis ka lõpuaja nagu sündmusi, siis Jeesus näitas talle, et inimesi valitses sõjavägi. Sõjaväed valitsesid inimeste üle ja kui inimesed läksid kaubamajja, siis neil oli sõjavägi valvas nii kaua, kui need kaubamaas asju ostsid, siis panid auto peale ja viisid koju tagasi. Neil olid püssimehed kogu aeg kaasas. Ja seda arengut me näeme ja kahjuks ka meie võib-olla ümbruses. Nii et selline sõjalise mõtlemise valmistumine on asju, mida ei saa rääkida, aga me näeme seda igal pool. Ütleme, kui sa võtad kas või ERR-i lehekülje lahti ja viimased filmid, mis seal 2024 on tehtud, Soome filmid, kõik on see, kuidas venelane tungib Soome. Ja sellist asja ei ole varem olnud Soomes. Ja soomlased ütlevadki, et küsimus ei ole enam nüüd, et kas venelane tungib, vaid küsimus on, millal ta tungib. Et me peame aru saama, et see on nagu suurte oligarhide omavaheline sõda, millesse on siis tavainimene kaasa kistud, et kui Putinit peetakse selliseks maailma rikkamaks meheks ja ta teeb koostööd Hiinaga, kes on siis Palantiiri otsene konkurent, üldse võimeline konkureerima oma AI-süsteemidega, siis me mõistame, miks seal see konflikt on, miks selleks valmistutakse ja tavainimesed lihtsalt viiakse sõtta, keegi teagi tegelikult, mille pärast. Meie oleme kahuriliha. Lihtsalt inimesed on kahurilihast, nad ei saa tegelikult aru, miks see toimub, sest kui me teame, et USA toetab Ukrainat, siis me peame hakkama küsima küsimused, aga miks ta seda teeb ja kui BlackRock on öelnud, et tema võtab vastutuse ehitada sinna mingid super citid üles, mingid AI citid üles või linnad ühesõnaga üles, mida AI juhib ja kontrollib ja siis see peaks tegema, et me peame palju suuremat pilti vaatama kui lihtsalt see, et Ukraina ja Venemaa sõdivad, et seal see taga on väga suured ja me jõuame sinna faktidega, et väga suured võimumängud ja piibel ütleb ka seal samas Danieli peatükis 44, aga sõnumid idast ja põhjast teevad temale hirmu ja ta läheb ära suures vihas hukkama ja hävitama paljusid. Nii et kui me võtame siis põhjais on Venemaa ja ida, see on siis Hiina. Nii et piibel ütleb, et seal toimub selliste suurte võimumeeste võitlus ja ilmutuse raamat ju ka ütleb, et Eufrat kuivab ära sellepärast, et tee oleks lahti idast tulevatele kuningatele, et te võite seda kõike ise piiblist kontrollida ja see on siis kes peatüks on ja 6. ingel avas välja oma kausi suure Eufrati jõe peale, selle vesi kuivas ära, et tee oleks vaba kuningale, kes tulevad päevatõusu poolt. Nii et siis see on ilmutuse 16. peatükk. Ja me näeme siis, et sellised suured sõjad on ilmutuse raamatusse kirjutatud viimaseks siis viimaseks 7 viletsusaastaks. Ja Palantiir mängib siin väga suurt rolli. Kuna sõjavägi on ta esile kutsunud, siis just ka Ukrainas nad kasutavad just Palantiiri kui sellist sõda ennustavat ja sõjastrateegiat välja töötavat nagu tööriista. Ja nagu me oleme siin vahel vaielnud Valtriga, et kas Trump on hea või mitte, siis on nagu
praeguseks hetkeks on juba nii palju infot välja tulnud, mida enam ei saa eirata, et just nimelt Trump oli see, kes pakkus koostöö siis kogu sellele tehbiljonäridele, et nad tuleksid ja töötaksid USA valitsusega koostöös nende kasuks. Ja siis vastupidi, et Peter Thiel, kes oli siis Palantiiri looja, kes tuli ka sealt PayPal maffiast kunagi välja, oli just see, kes toetas Trumpi esimese valitsusse pääsemist ja samamoodi siis teises valitsuses. Nii et ja see Trumpi õhtusöök, mis ta siis nende tehbiljonäridega pidas, seda me siis eelmises saates näitasime, et vaadake ise neid ja neid uudiseid ja neid kommentaare, seal on minust palju targemad inimesed, kes annavad seal ülevaateid. Ja siin selles videos ka ta näitab kohe, et sel hetkel, kui siis Trump sai valitsusse, siis selle Palantiiri aktsiad nagu tõusid nagu taevasse. Nii et selle aktsiad kohe nagu omandasid väärtuse. Nii. Ja siis ta räägib siin mitmeid selliseid majanduslikke asju, mis on selle Palantiiriga seotud ja kuidas nad siis vahepeal siis, kui nad said jälle negatiivset tagasisidet, hakkasid ruttu oma aktsiaid müüma ja müüsid neid miljoneid seal ja kuigi ise olid väited, et rumalad müüvad ja sellist tausta ja sellist mängu, mis seal käib, kirjeldab ta siis. Nii et siis peamine siis ongi USA Pentagon seal taga, aga selle ka omistasid siis kohe ka tegelikult Inglismaa ja Saksamaa. Nii et ka seal siis kasutatakse seda nii-öelda sellise tööriistana ühiskonna nagu kontrollimisel ja nagu huvitav on see, et kus nagu, kui vaadata Inglismaad, mis seal toimub, nagu me eelmises saate alguses vaatasime, siis huvitav on see, et seal, kus nagu Palantiirmängu tuleb, see läheb alati mingisuguseks nagu kaoseks ja see on ka nende, siin ta näitabki neid siis Palantiiri siis nende aktsiate tõusu seoses Trumpi valitsusse saamisega. Ja Palantiiri siis ei kasutata mitte siis, ei kutsutud esile Trumpi poolt siis mitte ainult Ameerika nagu inimeste luuramiseks, vaid siis ka üle maailma. Nii et see masstasandil, ütleme, inimeste pidev kontrollimine on siis ikkagi nende tehmiljonäride eesmärk ja me räägime ka, miks see nii on. Nii et siis Peter Thiel, kellest me oleme ka siin eraldi saate teinud, on siis oluline Palantiiri looja ja tema on siis Trumpi esimese valimiste rahastaja ja tema loodud on ka J.D. Vance, kes siis töötas eelnevalt Ohios ja kellele siis Peter Thiel tegi seal ettepanekuid ja ta töötas Mitrali firmas enne siis, kui ta nüüd tuli asepresidendiks, nii et igal poole, kus öeldakse nii, et igal poole, kus J.D. Vance läheb tegelikult Peter Thiel. Nii et Peter Thiel on tegelikult J.D. Vance'i taga. Nii et ta praktiliselt nagu kasutab lihtsalt tema nagu isikut selleks, et siis oma poliitikat läbi viia. Ja mis on siis nende tehbiljonäride põhimõte? Nende põhimõte siis on see, neid kutsutakse siis paremäärmuslasteks ja nende põhimõte on see, et kapitalism on parem kui demokraatia. Ja nende eesmärk, ütleme koos selle Palantiiriga, ongi majanduse kukutamine, et sinna me lihtsalt jõuame. See on nende eesmärk. Ja me räägime siis, kuidas nad seda teevad. Nemad ei ole hindade alla toomise poolt, nemad ei ole naiste õiguste poolt valida, nende soov on monopoliseeritud valitsus ja nad on konkurentsi vastu. Ja Peter Thieli siis, ja siin on olemas kõik siis, kui siit vaadata, siis on siin ilusti kõik need ka artiklid ja asjad on siin olemas, et te peate ise seda vaatama, et kui see siin jookseb, siin on artiklid, asjad kõik juures, nii et ja tsitaat, konkurents on kaotajatele. Põhjus, miks nad siis Hiina vastu sõdivad ja Hiina vastu sellist sõda siin pikalt juba, ütleme ju, me oleme seda ka varem rääkinud, raadios teevad, on ikkagi just see AI konkurents, kuna Hiina on praegu ainukene, kes on võimeline seda siis nagu pakkuma.
ja seal taga siis on mitmeid veel, kes siis selles Palantiris töötavad, nagu Sam Altman, Elon Musk, Garb Thiel ja selline inimene nagu David Sachs, ma vaatan, kas ma saan seda anda, kes siis oli Trumpi teises valitsus, sinna me näeme siis Trumpi koos siis Peter Thieliga, kellest me siis räägime, kes on Palantiri looja ja kes siis rahastas esimest valitsust ja kelle siis, nagu keda ma just tsiteerisin, kes on ka J.D. Vance'i selja taga, J.D. Vance'i looja asepresidendina, et oma siis demokraatia kukutada ja monopoliseerida, tsentraliseerida valitsus ja monopoliseerida siis kogu raha ja võim. Et see on siis nende tegelik eesmärk ja Trump lihtsalt sai sellest väga suurt kasu. Nii et need on kõik kontrollitud faktid, siin on ka ära toodud kasumid, mis siis Trumpi perekond nende sammudega sai. Ja David Sachs, kes siis on see J.D. Vance, keda ta siis aitas valitsusse tulla ja vaatame, kas me jõuame siia ka, kus ta seda David Sachsi näitab, kes siis oli Trumpi teise, siin me näeme seda PayPal mafiat, kes siit on siis, need tulid välja ja see oli selline makseviis siis, mis oli vahepeal väga-väga populaarne, kus siis oma esimesed miljonid teeniti ja sealt siis läks edasi siis selle Palantiri ja Mitrel ja muude loomiseks. Ja David Sachs oli siis põhimõtteliselt see, kes ostis endale Valgesse Majja koha, nii et nad nagu maksid Trumpile, me eelmine kord näitasime ka seda tabelit, kuidas seal õhtusöögil siis oli ära toodud, palju siis Trump raha sai, nii et põhimõtteliselt nagu Trump on nagu nende esindaja ja Trumpi kaudu nad saavad nagu õigusi oma plaane ajada. Ja me peame mõistma, et sellised suured kartellid ja biljonärid ja need, mida need biljonärid omavad, see on tavainimese vastu. Et me peame seda väga-väga selgelt mõistma, et kui siin keegi ootab, et nüüd hakkab mingi kuldne ajastu ja ma vahel podcastis kuulen inimesed, et 20 aasta pärast on kõik teised, siis ma mõtlen, et te ei ole esiteks piiblit lugenud ja teine, te ei loe ajamärke ja te ei saa aru nende inimeste absoluutsest fundamentaalsest otsusest kõik iseendale ahnitseda ja alistada. Ja veel siis, kes siis koostööd tegi peale siis Pentagoni, on siis see ICE ja kui te natukene siis YouTube'is ringi käite, see oli see David Sachs siis, kes krüpto siis vend, krüptosaar, et tema oli siis, kes ostis endale koha siis USA valitsusse, nii et nad on mehed, kes on nagu Trumpi selja taga, et Trump on lihtsalt see eesmees, aga siis see seltskond on selja taga, kes siis oma asja tahavad ajada. Ja millele me seda toetume, on siis ju see, mida piibel ütleb meile jällegi ilmutuse raamatus, et meie allikas on ikkagi Jumala sõna, kus me neid asju näeme. Ilmutusraamat on väga kaua sajandeid nagu lukus olnud, aga ta ütleb, et need 7 pead on 7 mäge, mille naine 7 kuningat ja siis ta ütleb, ja metsaline, kes on olnud ja keda ei ole enam, on ise 8, ühtlasi üks neist 7 ta läheb hukatusse. Ja need on 10 sarve, mis sa nägid, on 10 kuningat, kes ei ole veel saanud valitsust, aga nad saavad võimu kui kuningat 9 tunniks ühes metsaliga. Et me ei tea, kes need 10 kuningat on, et võimalik, et need ongi täiesti üksikisikud. Nii et nad ikkagi monopoliseerivad lõpuks selle vara ja valitsuse ja võimu nii pisikeseks kokku, et seal on väga pisikene nii-öelda 10 kuningat tõepoolest, kes siis otsustavad maailma asju. Et see on see, kuhu me teel oleme ja piibel ei saa valeks minna. Ja kui neid uudiseid, realistlikke uudiseid vaadata, siis sinna poole see asi teel on. Ja kui me rääksime nüüd sellest ICE-ist, ehk siis immigratsiooniametist, siis see on ka Palantiriga seotud, kes siis nende nii-öelda immigrantidega tegelevad, aga mis on läinud täiesti kuritegelikuks, et neid tõugatakse näiteks autodesse, neid nagu inimröövid toimuvad, nad kaovad ära, keegi ei tea, kuhu nad kaovad. Ja kui sa siis vaatad neid, ma siin ka ühes saates näitasin seda ja te võite ise seda ka YouTube'ist üles otsida kinnituseks, et ma ei valeta, need suured nagu sellised asulavälised nagu kontsentratsioonikämbid,
kus siis on siis need immigrandid kokku pandud, kus nad virelevad ja vaevlevad ja ei saa välja ja siis ühesõnaga see on väga-väga keeruline, neil on ka väga keeruliseks tehtud sealt välja pääseda, et kuid vahel ootavad sealt ja et olen neid dok vaadanud. Et see on nagu nende viis nagu siis, nii et põhimõtteliselt nagu see ICE on nagu salapolitsei. Noh, seal on nagu dok-kaadrid ka sellest, kuidas inimesi on autodesse lükatud ja siis me rääkisime sellest naisest, kes nendes töötas ja kuidas teda ennast jälitati, seepärast, et ta neid immigrante aitas seal, kuigi ametlikult, eks ole, et see on ikka väga kummaline salapolitsei kontrolli all töö. Ja siis see Palantir on siis muidugi seotud sellega, mis siis üle maailma siin praegu, ütleme 4 aastat tagasi, kui me COVID ajal tegime, siis tundus, et ainult Hiinas on see õudne värk, eks ole, nüüd on see igal pool laiali ja nemad on just selle näotuvastussüsteemi väljatöötamise taga nagu, mida siis näiteks Saksamaa kopeeris USA pealt ja ta siis toob ära ühe, et kui ma nüüd panen mängima, siis me näeme siin ka seda kontrahti, mida siis Trump selle David Saxiga tegi, et siin on ka pildimaterjal seotud sellest, kohe jookseb sinna ette. Et see on siis raamatu Minority Report, nii et me näeme siin David Saxi, nii et see tehisintellekti krüptotsaari ametikohale siis sai sinna Valgesse Majja. Nii et need mehed on vägagi tegusad ja kindlasti ei lase ennast kuskilt otsast Nii et siin sellest on kirjutanud Philip Dick, kes on võib-olla oskab inglise keelt lugeda, kes tahaks lugeda sellest, on siis kirjutanud sellest ja seda paistab, et seda on ka Steven Spielberg on sellest mingi filmi teinud, Minority Report, mis räägib siis sellisest näotuvastustehnoloogia tulekust siis ühiskonda. Nii et Palantir saab kasu siis sõjategevusest. Temal on sõda väga kasulik ja peale seda siis, kui ka Alan Karp neid väljaütlemisi tegi, seal reklaamis seda Palantiiri, siis pärast seda ta müüs väga palju kontrakte, miljoneid vist oli seal, et seda ka siin ta toob välja. Nii et me võime ette kujutada, kui me oleme sellise süsteemi all, et miks näiteks Kanadas võetakse pastoreid kinni, eks ole, millest siin eelmine nädal just olid uudised, kuidas seal näidati, kuidas ühte pastorit, kes tänaval kuulutas jälle vangi viidi Kanadas, uskumatu, Kanada nii selline kristlik riik ja viimasel ajal, viimased 4 aastat on Kanada lihtsalt nagu üks hull asi ja teist taga on siis protesti ajal seal, kus veoautod protestid, kus inimestel pangakontot külmutati ja et Kanada on väga sellist räiget joont hakanud hoidma nagu Inglismaagi ja me võime arvata, et kui Palantir on selline loodud ju selle mõttega, et ta on prediktiv ehk siis ette ennustav süsteem, et kui ütleme AI otsustab, mitte inimesed, AI otsustab, analüüsib ja ütleb, kuule, aga see tüüp on ohtlik. See tulevikus võib meile probleeme tekitada, on ju. Siis me võime aru saada, miks see näiteks just nimelt see pastor näiteks kinni võeti. Sest võib-olla nähakse, et ta on väga kompromissitu, väga sirgjooneline ja ta lihtsalt pannakse kinni. Ja väiksed lapsed jäid nutma, see oli päris kurv video, oli päris traagiline ka. Inglismaal on juba 1000 inimesi vangi pandud. Ja tema kohta siis öeldaksegi, et Alan Karp, kes siis on üks CDO, siis sellest on maailmas kõige hirmutavam sõda õhutav inimene, kes siis tahaks nagu Alan Karpi enda sõnadega kehtestada vägivalla. Mis on nagu ülikummaliselt, nagu miks nad ka seda kutsuvad ka
natsirežiimiks, et see on nagu Saksamaa, eks ole, aga Saksamaa ka ei tulnud ju millegi muuga, kui see lihtsalt oli sõjaline vägivald kõigi ja kõige üle. Ja ma mäletan, kui 8 aastat tagasi Jumal mul hakkas rääkima, siis esimene asi, mis ta ütles, et natslus tuleb tagasi. Ma mõtlesin, nagu, mismoodi natslus tuleb tagasi, et see ei ole võimalik ja nüüd, kui me vaatame uudiseid, siis nagu mitte millestki muust nagu ei räägitagi, kui sellest, et see on uus natsiliikumine ja ükspäev just vaatasin ühte Inglismaa ülevaadet ja seal ütles ka, et praegu on Inglismaal tulnud esile üks mees, kes on otseselt välja tulnud siis Hitleri, mingi parem käsi oli, mul nüüd nimi ei tule meelde, aga kes oli Hitleri perekonna ja Mussolini perekonna otseselt ja nende nüüd siis mingi poeg on siis praegu Inglismaal väga nagu juhtival kohal mõtteviise juhtimas. Ja Piibel ütleb meile ka, et 13 peatükk ütleb meile ja ma nägin ühte tema peadust tulevat nagu surmalt haavatud, aga tema surmahaav paranes ja kogu ilmamaa jälgis imetledes teda. Ja ta ütleb, et ka teises kohas siin, et ta oli ja teda ei olnud, aga ta tuleb jälle. Kus ta siin ütleb seda? Metsaline, kes sa nägid, on olnud, teda ei ole enam, aga ta tuleb sügavusest üles ja läheb hukatusse. Nii et me näeme sellised huvitavaid väljendeid, mida Piibel räägib meile, et midagi, mis on vahepeal kuskil nagu sellises varjusurmas olnud, tuleb tagasi ja noh, teine maailmasõda ei olegi ju nii kaugel väga. Et palju siit mööda saab, 70 või 100 aastat või palju siin on. Aga me näeme, et inimesed, kes on olnud või nende järglased, et väga huvitav on teada see, et Peter Thiel on sündinud Saksamaal tegelikult. Ta ei ole üldse ameeriklane ja sellepärast ei saa ta olla president ja sellepärast ta kasutabki J.D. Vance'i oma poliitika läbimisest, ta ise ei saa olla, sest ta on sakslane tegelikult. Et kui võtta veel Klaus Schwab, Trudeau ja kõik asjad, kõigi juured viivad lõpuks Saksamaale või ka ütleme siis noh, seal on nii palju inimesi, kelle nagu perekonnad ja mingid minevikud viivad Saksamaale, nagu selle Kirgi naise perekond ja nii edasi. Väliselt on nad praegu nagu Saksamaaga kuidagi moodi nii vaenujalal isegi. Jah, aga tegelikult Saksamaa kasutab Palantiiri, võttis selle USA-lt nagu. Nii et noh, ütleme, et üks asi ongi, mida me väliselt näeme, ja teine asi, mis seal, ütleme siis nagu oligarhide vahel sünnib, et ilmselt seda me üldse ei jõua üldse uudistesse, me ei näe seda, me ei tea seda, sest ütleme ka kõik need Davose kohtumised ja kõik need on ju kõik kinnised ja tegelikult, mis seal otsustatakse, me väga vähe teame. Ja Alan Karpi kohta just selle sõja õhutamise kõigega jutuga, et kehtestada vägivalla, et see mees väga hästi ütleb siin, et ta on nagu koomikaraamatust tõeline kurjategija. Et see lihtsalt on nagu nii ebarealistlik, et keegi midagi sellist räägib, aga me peame vaatama teise maailmasõja peale, et seal tegelikult samamoodi hakati õhutama sõda. Et sõda oli kasulik teatud inimestele. Ja seda võite siis vaadata edasi ise. Et lähme siin teise video juurde. See on siis on nüüd 3 mehe podcast ja see on ka väga huvitav, soovitan kuulata kenad kainet ütlevad inimesed, kes siis räägivad ka sellest, ütleme, Palantiiri siis nagu tagajärgedest, mis on see eesmärk, mida nad loovad ja nad väga selgelt ütlevad, et digitaalne idee on globaalne eesmärk. Selles meil on hetkel üldse ei kahtle, me näeme seda, et kunagi, kui see Eestisse tuli, ja mina arvan, et Eesti on katsemaa olnud, Eesti on digitaalsuse katsemaa ja seda tõestab ka, ütleme, siin paljude nende ajakirjanike uurimustööd, et ongi valitud väiksemaid riike selliseks katsepolügoonideks, kus siis teatud asju on läbi katsetud, et neid siis, ütleme, arendada ja no nagu valimised näiteks on ju. Ja siis viia nad, ütleme, suurele tasandile.
kõikidesse teistesse maadesse, aga alatud on ühest riigist näiteks või ühest väiksemast mingist linnriigist ja siin nad toovad ka näiteid. Ja siis nad ütlevadki, et selles kasutatakse siis digitaalne idee, vaata meil vist seda praegu päris ei ole veel. Et see, mida nad siin räägivad, et sa ei saa Google'isse sisse ilma näotuvastused, et meil nagu seda veel ei ole. Ja, aga seal nemad räägivad juba sellest siis Ameerikas ja siin paljudes kohtades, et see digitaalne idee, et see on siis... See oli vist äkki Austraalias juba. Ja, vist Austraalias ja vist ka Inglismaal oli minu mõnest. Ja kui inimesed ei olnud seda nagu nõus tegema, siis Vietnamis oli siis, ma ei mäleta, kas oli 8 või 80 miljonit pangakontot külmutati kinni, eks ole. Et see on selline ikkagi väga räigelt survesüsteem. Et see ei ole midagi, mida sa saad valida, et kas ma tahan või ei taha. Ja nagu see Alan Karp ütleb, et kui sa oled meie vastu, siis sa oled meie vaenlane ja oota saa. Me teeme kõik, et sul oleks ebaturvaline sinu pangakontol ja kõigil. Et see on väga hirmutav, kui sellised inimesed tõusevad juhtima. Ja selle digitaalse idee ja kogu selle Palantiiri mõte siis on see, et luua globaalselt koordineeritud digitaalne kontroll, millest siis meile Piibel räägib, millest me oleme väga palju rääkinud ja mis näitab, et me oleme selles ajas, kui Jeesus tagasi tuleb. Ja ta ütleb ja temal anti meelevald anda metsalisele kujule vaim, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et need, kes iialgi ei kummarda metsalise kuju ära tapetaks. Ja tema teeb, et nii pisukesed kui suured, rikkad kui vaesed, vabad orjad võtavad märgi oma parema käe peale või otsaisele, et ükski muu ei saa osta ega müüa, kui aga see, kellel on see märk metsalise nimi või nime arv, eks ole. Et me liigume see digitaalse raha poole, nii et me näeme, et Piibel ei valeta. See tuleb digitaalne raha, aga ilmselt eeldab see sinult kuulekus selles süsteemis osaleda. Et ma mõned asjad võiksin tuua esile, mis siin on. Ja siis mõte on siis selle globaalsel koordineeritud digitaalsel kontroll see, et elimineerida igasugune privaatsus ja nad tahavad totaalset jälitust, nii et sul ei oleks üldse privaatset aega. Et olen ise seda kogenud, mingid veidrad asju juba viimased, ütleme, 10 aastat, et ma usun, et Eestis on see olemas, Eestis seda rakendatakse ja on olemas, et ma ei tea, autod seisavad ja valvavad, kui sa lilli korjad ja põllul jalutad ja see on nagu väga kummaline, et see ei ole normaalne ja ma arvan, et seda on kas siin välja töötatud või siis ma ei tea, mis eesmärgil see on toimunud, aga mul on see enda kogemus ja see on päris pikaajaline kogemus, et meil ei ole enam privaatsust. Et lähed sügavale metsa ja sul ei ole privaatsust, sul on juba seal keegi vastas, eks ole, ja just see ennustav, et miks on just... Kui sul on mobiil kaasas, siis niikuinii juba... Kusjuures isegi mitte mobiiliga ja isegi pimedas, et see on ikkagi läbi satelliitide ja kõige selle, et see on äärmiselt huvitav, et on ka sellest kogemusi täiesti olemas. Nii et ma tahaksin nagu öelda kõikidele inimestele, ka nendele, kes on seda ise teinud ja et me peame aru saama, et me elame ühel planeedil ja ei ole võimalik nagu, et kui sa teed seda mulle, ma ei tea, mis eesmärgil seda on tehtud, kas mind on selleks välja valitud või tehakse seda kõikide inimest, ma ei oska seda öelda, on ju. Lihtsalt on väga pikaajaline kogemus selle koha pealt. Ja kui ma hakkasin seda tähele panema, siis me peame mõistma, et see tabab meid kõiki, et see on nagu rotilõks, mida me ehitame kollektiivselt. Ja seal otsas on keegi inimene, kes sind üldse ei armasta, mitte kedagi ei armasta. Piibel ütleb seda. Ta on satanist, kes ei armasta mitte kedagi, kes on valmis sind ohverdama, kui vaja oma eesmärkide nimel ja kui te mind ei usu, siis vaadake Prantsuse revolutsiooni, eks ole. Et kui need Voltaire'id hakkasid ajama, eks ole, seal Türannia ajaloos väga hästi kirjutab seda, siis algul olid nagu meeskond ja sõbrad ja lõpuks nad läksid isegi oma vahel kõik riidu, nii et nad oma valitsuse need liikmed lasid selle ära tappa ja lõpuks kahtlustasid kõiki. Revolutsioon hävitas oma lapsi. Just, et see läks väga veriseks lõpuks, et selline Palantiir kui idee, ma eelmine kord vist mul jäi see välja toomata, ma rääkisin sellest Hesekeli silmi täis kirjeldatud taevast, eks ole, et see on kuradi viimane katse luua maa peale samasugune kontrollisüsteem, kuna ta visati taevast välja, ta jäi sellest jumala aust ilma, siis me peame mõistma vaimset tagaplaani, ta üritab seda siin. Kõik need satelliidid, kõik need kaamerad, kõik need asjad, eks ole. Et selle taga on vaimumaailm, sest see on jällegi see, et ma ei ütle seda välja mõeldes, vaid
Piibel ütleb seda. Piibel ütleb, et selle viimase valitseja valitsus tuleb saatana mõjutusel. Jah. Thessaloonika kiri ütleb meile, me ei mõtle seda ise välja, selle taga on vaimne olend, kes kasutab neid inimesi lihtsalt ära. Ja et see ei ole meie väljamõeldis, me ei ole seda ise välja mõelnud, vaid Piibel ütleb seda. Ja ta proovib leida isikuid, kelle kaudu ennast siis kehastada, sest ta on vaimolevus. Ja siis see mees räägib siin, et nad kasutavad ka teatud lehekülgi selliste nagu uksehoidjatena, et sa ei saa sealt nagu edasi ja nagu algne mõte oli sellel, et nagu miks nad alustasid seda digitaalideed oli see, et lapsed ei saaks pornot kätte. Et see mõte oli see, et see mõte oli väga hea ja need mehed ütlevad ka, et keegi me ei vaide selle, et see on absoluutselt õige, on ju. Aga see jõuab lõpuks, eks ole, absurdi välja, sest kui keegi on vaadanud sellist meest nagu Ryan Montgomery, siis Ryan Montgomery on häkker ja tema siis häkkis lahti sellise laste porno nagu lehekülje, mida rahastas valitsus ise ja mida pidas Ameerika valitsus ise. Mis ta tõestas, et tegelikult, et see on nagu tegelikult vale, eks ole, ja kui Whitney Webbi kuulata, kes paljastas, mis Epsteini saarel toimus, et nad olid kõik seal seotud selle laste või sa kuulad Anneke Lukast või kedagi, eks ole, et tegelikult valitsus ise tegeleb laste kaubandusega, aga samas ütleb sulle, et aga sina pead kasutama näotuvastust, et jumala eest äkki sa hakkad laste pornot tegema. Ja tegelikult Ryan Montgomery, kui te otsite ta nime järgi üles, siis ta häkkis sinna süsteemi sisse ja andis sealt infot ja seal vahistati mitmeid inimesi. Ja samamoodi, ma ütlen, meil neid asju veel ei ole, et kui sa tahad äppe alla laadida, siis sa pead ka näotuvastusega sisse minema või siis Google'isse näotuvastusega sisenema. Ja nad ütlevad väga, väga nagu ausalt, et me peaksime olema väga ettevaatlikud, kui me anname valitsusele sellise võimu, et nad saavad meid selliselt kontrollida. Aga me oleme andnud, meil on ju ka, eks ole, see biomeetriliste andmete kogumine ja kõik need asjad, e-kaardid ja e-riik ja kõik, kes me oleme, eks ole, et tegelikult Eestis on see rong juba läinud. Ja sellega kaasneb probleem, mida ta siis välja toob, millest me ka eelmine kord rääkisime, sotsiaalse krediidisüsteem ehk siis tsentraliseeritud võim, et kõik info jookseb ühte kohta kokku ja keegi otsustab siis, mida sa väärt oled. Ja siis ta ütleb ka väga hästi, et kui miski on tark, et meil on kõik smart-telefonid ja smart-autod ja siis sa tead, et kõik, mille kohta öeldakse smart, see tegelikult jälitab sind. Et see on tegelikult see, kuhu me jõuame inimkonnana tagasi jälle, meie alus on Jumala sõna, sest Jumala sõna alusel on loodud maailm, me jõuame sinna, mida Eeva ütles. Ma tahan rohkem teadmisi kui see, mis Jumal on, sest kurat pakkus talle, ma teen sind targaks. Ja ma olen sellest ka pidanud siin mõtisklusi varematel aastatel, et see on kõige absurdsem pakkumine, aga me jõuame selle Eeva tarkuse pakkumisega absurdi ja see peab nagu selliselt nagu välja tulema inimkonnas, et inimesed ise näeksid 7 viletsuse aastal, mida nad lubasid, mida nad lõid, mida nad tahtsid ja kuhu see välja viib. Et see viib kaosesse, see suur tarkus ilma Jumala kartuseta viib kaosesse. Nii et siis ka tänapäeva autod, mis on siis smart-autod, need pidevalt analüüsivad sinu jutuajamise autos, sinu käitumist, sinu tegemisi ja ma arvan, et kui meil ei ole selleks smart-card, siis meil on seal kindlasti mingi lutikas kuskil sees, mis seal kuulab meid ja analüüsib. Nii et kogu see eesmärk on pidevalt analüüsida, sina oled nende raha ja neid huvitab see raha. Ja siis see tsentraliseeritud süsteem, kuhu see info siis kokku jookseb, hakkab sind analüüsima, sinule kohut mõistma. Ühel hetkel, kui ta on sind piisavalt analüüsinud, kui ta on piisavalt aru saanud, kuidas sa mõtled, kuidas sa käidud, ta hakkab seda infot kasutama sinu vastu. Ta hakkab sind kas hirmutama, sinuga manipuleerima, ta teab, et sulle ei meeldi see, saadame sinu ellu selle asja, sest ma teame, et sulle see ei meeldi, see teeb sulle haiget, aga me just nimelt saadame selle. Ja kui keegi kahtleb selles, siis soovitan vaadata sellist Sean Atwood, tema nüüd on ka katoliiklane
ja abielus tal on ka saateid naisega koos siin, et kui sa eelmine kord küsisid, kas ta on abielus, jah, tema on abielus katoliiklane. Kuigi ma ei tea, seal vist, ma ei tea, on see tavaline või ei ole, ma ei tea katoliiklust väga palju midagi, aga ta on jah inimene, kes väga palju seda süsteemi ise kritiseerib. Ja siin ta on lasknud 2 meest, siin nad olid vist ka arvutite asjadega tegelesid siin. Ja nad räägivad siis sellistest lastekaitseprojektidest, mis on valitsuse rahastatavad, mille ees on valitsuse enda liikmed ja mis tegelikult varastavad lapsi ja hävitavad lapsi. Aga siis kõik käib lastekaitse nagu nimel. Nii et mis see seos oli, miks ma siia üldse tulin, oli see, et siis analüüsib hakkab sinu vastu seda kasutama ja nüüd see mõte läks mul kaduma, vabandust, et aga nemad räägivad ka sellest, et valitsus tegelikult siis ise töötab nende projektidega, see on siis vaigistatud lasteprojekt, mida siis juhtis Hillary Clinton, kes ise oli seotud Epsteini saarega ja rahastaja oli nendel lasteprojektidel BlackRock, mis on eriti kummaline. Ja siis me imestame, miks meil 8 miljonit last on kuskil maailmas kadunud, eks ole, kui sellised inimesed rahastavad laste kaitseprojekte, kust kaob siis pidevalt 10 000 inimesi. Nii et nad kasutavad siis seda infot meie vastu, kas või näiteks selleks, et lapsi on väga lihtne varastada, kui sa tead kõik, kus keegi on. Jube lihtne on teha. Ja siin YouTube'is oli mingisugune FBI reid oli just siin paar päeva tagasi, kus siis mingisugune kliinik, väga tark ja väga mainekas kliinik tegelikult kogu aeg müüs lapsi. See siin või? Jah, et 89 last varastati ja neid ei antud tagasi inimestele, kes siis maksid selle eest, et nad viljatusraviga saaksid endale lapsed ja tegelikult need lapsed läksid hoopis lastekaubandusse. Nii et emad kandsid ära, arstid ütlesid, laps on surnud ja laps oli tegelikult elus ja läks lastekaubandusse. Et selliseid asju on võimalik kokku klopsida siis, kui sul on selline väga hea kontrollisüsteem inimeste käitumise üle ja sa saad inimestega selliselt nagu manipuleerida, et mis sulle meeldib, mis sulle ei meeldi, kus sa käid, kus sa ei käi. Ja kui me mõtleme, et meil on selline palantiir, kes siis hakkab meie üle nagu ennustavalt kohut mõistma ja näiteks ütleme, kui kogudused võtavad sellised asjad kasutusele. Näiteks nagu Ameerikas on need juhtumid juba olnud juba mitu aastat tagasi, seal Mark Driscolli suures koguduses, 10 000 liikmeline kogudus oli, siis mul tulid kohe meelde need kirjakohad 1. Korintuse 2.14 ja Galaatia 4.29, kus Paulus ütleb Iisak Iismaeli näitel, liha on alati taga kiusanud vaimus sündinut, eks ole. Et me teame, kuidas Iismael irvitas siis Iisak üle ja pidas seda kõike naljaks ja et mingi 100-aastane naine sünnitab ja ühesõnaga ma just üks päev lugesin ise seda lugu ka, et see on ikka ääretult traagiline peretragöödia, mis seal kõik toimus. Et kui nüüd inimmõtlemisest loodud süsteem hakkab kohut mõistma, siis Piibel ütleb 1. Korintuse 2.4, aga vaimust sündinud inimest ei mõista keegi ära. Et seal võib olla väga kummaline, et me teame ajaloos ka, kui siin Allan Kroll tegi neid saateid igasugustest nendest usumeestest, eks ole, et vahel nende tervendamismeetodid ja kummalist ja nende käitumine oli kummaline ja sellest ei saadud aru. Aga mõtle, kui on olemas süsteem, mis nagu ütleb, et aga me teame, kuidas asi peab olema ja kui sa vastavalt sellele käitusi mõistame sulle kohut, on ju, et see on ääretult õudne, mis tähendab, et kristlased on esimene punkt, kes tegelikult saavad, alates sellest, et kui meie ütleme asju otseselt välja, eks ole, et miski on patt, on ju, ilmselgelt see süsteem ütleb, et vangi, on ju. Et see palantiiri nagu tsentraliseeritud kohtusüsteem, need mehed ei ole kristlased, aga nad ütlevad, et see on ääretult õudne. Need mehed, jah. Ja nemad otsustavad, mis on hea, on halb. Et me peame sellest aru saama, et nemad otsustavad, mitte Jumal ja see ei ole Jumala sõna alusel, vaid nemad otsustavad ja kui see on üks patune inimene, kes otsustab millegi üle, sealt ei saa midagi head tulla. Ja nad räägivad ka sellest, et see hakkab
ja osades kohtades ka on, nad toovad seal ka näiteid, et näiteks, et kui sa siis ütled mingi sõna, mis neile ei meeldi, siis või tähendab, ühesõnaga see tsentraliseeritud analüüs loob sulle nagu siis krediidiskoori. Noh, ma olen Hiinas vaadanud dokfilme inimestest, kes seal osalevad krediidiskooril. Et see on väga hirmus, et sulle hakatakse siis piiranguid või soosinguid andma. Ja põhimõte siis kogu selle Palantiirile sellel ju on, et sinna on sisse, ma olen seda pidevalt rääkinud, et sinna söödetakse sisse meie enda mõtlemine. Ehk see meie enda mõtlemine pannakse meie enda vastu töötama. Et AI analüüsib meid, kuidas me mõtleme ja siis ta hakkab seda sama infot meie enda vastu kasutama. Me lööme ise endale nagu jalga, see on päris õudne. Ja sellega hakkame siis ründama nagu inimesi. Ja me teame, et Jumala sõna ei tee seda kusagil nii ja Jumal ei tee seda kunagi kusagil nii. Ja siis see üks mees siin räägib, kes siin on, et toob siis näite, kui sa korra näitad, siis tema räägib sellest, et tema sõbrataril on siis BNB siis selline oma firma ja seal on juba see niimoodi rakendatud, et ta peab võtma, nad on sundinud talle peale selle, et ta peab nagu telefonikõned laskma läbi AI ja kui kellegi kõne tuleb, siis AI otsustab, kas see klient tuleb sinna ööbima või mitte. Et päris creepy. Ja siis ta ütles, et nagu seda surutakse väga tugevalt peale ja ta ütleb, et lihtsalt kui ta tahab seda BNB pidada, siis ta peab lihtsalt seda sellist AI-süsteemi seal kasutama. Ja teine siis on nagu probleem, mis selle AI-ga on siis tekkinud, on näiteks siis see, et inimesed inimlikustavad seda. Nüüd meeste listis oli alles paar päeva tagasi eestpalve Eestimaa lapsest, et see ei ole enam kuskil välismaa jutt, vaid Eestimaa lapsest, kes on siis vestleb AI-ga ja ta usub, et see on nagu isik ja on täitsa peas segi keeranud, eks ole. Et nad ütlevad ka seda, et inimesed peaksid seda mõistma, eks ole, et see on ainult meie mõtted kollektiivsed, mis on sinna sisestatud, see on robot, seal ei ole mingit vaimu asju, aga nii nagu me just siin lugesime, ilmutusraamat ütleb, et temal anti meelevald anda metsakujulise vaim, et metsalise kujuga räägiks ja need uued krokid, need ju kõik räägivad meiega, eks ole, pluss on olnud ju selliseid filme ka, et kus mees räägib ja tal on üks hästi ilus naine seal on ju selles ja siis ta armub sellesse ja kui see lõpuks kuskil ära kaob, on ju katastroof. Neid filme on olnud juba sellised düstoopilise sisuga ennustavaid filme on olnud, et see on kuidagi inimmeeltesse juba ammu nagu sisse pandud. Ja siis ta ütlebki, et see krediidiskoor hakkab siis selliselt toimima, et ja toimib juba paljudes kohtades, et kui sa ütled midagi halba, siis sa kaotad näiteks 1000 eurot oma arvelt ja kui sa ütled midagi head, siis ütleme, et kahekordistame, siis sa reisima, sa ei saa seda, sa ei saa spaasse ja nad ütlevad väga õieti ja mina ütlen ka seda, et niimoodi treenitakse koeri, et annan küpsist ja põhimõtteliselt nad tahaksid nagu siis inimesi treenida nagu koeri kuuletuma nagu läri. Aga meid on juba treenitud. Absoluutselt. Juba õigeid asju rääkima. Absoluutselt, me juba kardame teatud asjast rääkida. Mis oli ju ERR-is praegu. Ja, lasti lahti. Mees ütles täiesti süütu lause minu arust. On ju? Ja kogu lugu. Ja. Et kindlasti see on hirmutamine ja seda ju ka Alan Karp ütles, et kui sa oled meie vastu, siis me teeme kõik, et sul halvasti läheks, eks ole, et meie kavatseme su vastu astuda. Ja ta ütleb ka, et kasutada, kuna ütleme, nad tahavad ju digirahale üle minna, siis kasutada raha nagu relvana inimeste vastu on kõige äärmuslikum vahend, aga Piibel ütleb, et see viimane valitsus teeb seda, me näeme, me liigume sinna poole ja nad on pannud selle siis agendasse 2030, et selleks ajaks on neil see ID-asi siis selliselt arendatud, et niipea, kui nad selle ID-asja on lõpuni viinud, siis järgmine asi on kohe krüptoraha. Nii et praegu me seisame ainult selle taga kaua, neil õnnestub see ID-asi, ütleme netis ja igal pool mujal selliselt nagu sisse viia, järgmine on kohe krüptoraha, enne me seda krüptoraha tuua ei saa. Kas kogudus on veel siin, ma ei oska öelda, ma arvan, et võib-olla meid võetakse ennem ära suure tõenäosusega, aga praegu on just see hetk, et ja samamoodi nad ütlevad, et sa ei saa enam, kuna siis sind nagu muudetakse selliseks nii-öelda koletiseks,
inimeste silmis, siis sa ei saa enam siseneda linna, nii nagu me rääkisime räägime nendest kaartekohtadest, mis linnade ees on, kus on nagu läheb tee järsku mingi absurdselt kitsaks ja mingi saareke ehitatud, siis suure tõenäosusega võivad sinna tulevikus tulla just need näotuvastuskaamerad, kus sa siis läbi lähed ja kui sa oled siis seal halvas krediitskooris, siis sa lihtsalt linna ei saa ja vaatad ainult toidupoe seina. Ja kes on näinud siis Hunger Gamesi, siis Hunger Games on väga leebe variant sellest, mis on tulekul, mida piibel kirjeldab, aga seal kõik see täpselt on. Seal on need inimesed, kes elavad linnast väljas vaesuses, puuduses ja siis on see rikkam seltskond, kuulekas seltskond, kes siis elavad seal jõukuses ja rikkuses. Ja siis nad samamoodi ütlevad, et ilmselt seda ka kusagil juba on, et kui sa hakkad siis näiteks helistama valele inimesele, kellel krediidiskoor on näiteks madalam, siis automaatvastaja ütleb sulle, sa pead teadma, et kui sa sellele inimesele helistad, siis sinu krediidiskoor läheb alla. Ja ma tean, et siis kui see Facebook ja Instagram tulid, siis üks itimees muga rääkis ja ütles, et tead, et seal on selline krediidisüsteem sisse seatud, et kui sina nagu kellegi nagu siis valitsusele mittemeeldiva inimesega siis nagu suhtled, siis sinu enda nagu need asjad enam ei levi ja sa ei ole populaarne. Ma ei uskunud seda, mõtlesin, et mis jutt see on. Aga ju ta teadis, et see tegelikult on pikka aega juba meie Facebookis, Instagramides ja mujal olnud, et see on selline emotsionaalne kontroll inimeste üle. Nii et siis idee on siis korporatsioonide valitsus inimeste üle, et korporatsioonid tsentraliseerivad võimu, raha ja nad ütlevad, et kapitalism on parem kui demokraatia ja see demokraatia, see niisugune suur sõnavabadus, see tuleb ära lõpetada. Ja peamine siis ongi, et kõik tahavad meie andmeid, et siin on nagu veel nagu see sõda käib veel mitmel tasandil, nagu me igapäevaselt seda näeme, et seal on häkkerid, kes tahavad meie andmeid, eks ole, siin inimestele pangakontodele ja igale poole häkitakse sisse. Siis on seal Big Tech nagu Google, kes tahab sinu andmeid seal analüüsida, siis on seal Big Brother süsteem, kes toob omakorda koostööd Google'iga ja et see andmed on see, mida tahetakse ja mis maksab ja mis siis on nagu nende eesmärk sinu andmete läbi töötada AI-d, saada info omanikuks ja läbi selle info kontrollida kõiki ja kõike. Et siin me näeme nagu Jumalaga väga suurt erinevust. Jumalal on kõike teadus, aga ometigi ta ei istu inimesel seljas ja ei püüa seda kontrollida. Et ta kindlasti töötab inimeste ühiskonnas, aga ta ei orjasta ja ei sunni meid. Ja viimane, keda ma tahan näidata, kes täpselt samal teemal teevad, need on 3 ühesugust teemat, soovitan vaadata, väga head mehed, väga lahedad. Siin on üks selline mees nagu Kildur on ja tema räägib nüüd minu meelest väga hästi räägib, tema räägib veel väga ilmekalt sellest kõigest. Ja tema on siis see, kes kirjeldab seda tehnokraatide seltskonda ja ütleb, et neil on kõigil ühised omadused, mis neid liidavad. Nad vihkavad makse, nad vihkavad demokraatiat, nad vihkavad mitmekesisust ehk individuaalsust ja siis sinna juurde veel siis ka sooteemad. Et see on see, mida me näeme, et tegelikult ühiskonnas maha kistavad kogu aeg, eks ole. Sooteemad on maha kistud, sa ei tohi individuaalne olla. Ma tean, et jällegi see üks itimees mulle rääkis kunagi, et Facebooki eesmärk on nagu inimesi sarnastada või et kui sinul on mingi riietus, siis Facebook viskab sulle sarnase inimese ette. Et see on nagu sellise püha individuaalse pidev rüvetamine, et sa ei ole individuaalne või siis näiteks sinu andmete varastamine, et teha seda ka teiste enda andmed, et mitte midagi ei tohi olla individuaalne, kõik peab olema meie, see on üks nõuka mõtlemine, kõik peab olema meie oma, kõik peab kuidagi lägastatud olema, ei tohi olla midagi individuaalset ja kui midagi on, siis me lihtsalt võtame selle sult ära, sest me vihkame püha individuaalsust.
selleks siis muidugi, et sellised inimesed võimule saaksid, ütleme ka nagu Trump on ju, nad vajavad selliste tech-biljonäride raha ja tööriistu. Ja see Gilles Durand ütleb väga hästi, Gilles Durand ütleb, et see on tech-miljonäride kultus. Et see ei ole üldse valitsus, vaid see on kultus. Selle taga on kultus ja Piibel ütleb ka meile seda, et see nii on, sest ta räägib, et me peame kummardama metsalist. Et see ei ole mitte see, et sa lihtsalt kas osaled või ei osale, vaid seal räägib kummardamisest ehk absoluutsest lojaalsusest ilma oma arvamuseta ja ilma ka Jumala arvamuseta. Ja sinna me liigume ja sellepärast me näeme kogu aeg seda sõnavabaduse vähenemist juba, ütleme, USA-s, Kanadas, Inglismaal ja need toredad vihakõne seadused, mis on võetud, et Piibel peab tõeks minema. Me jõuame päris kindlasti kohta, kus me enam ei saa mitte midagi rääkida. Nüüd on juba näiteks USA-s oli juba mingi kohtukeis oli, kus keelati seal emal või isal, ma ei mäleta, lapsele piiblit õpetada mingi teatud vanusest alates. Et me jõuame sellesse absurdi välja. Et naljakas, et Ameerikas sellised asjad on. Nii et nende eesmärk on siis luua, Gilles Durand ütleb ilusa nime, network state. Ehk siis see on siis võrgustiku nagu valitsus. Et läbi siis nende netivõrgustike anda korporatsioonidele valitsus, et siis ilmselt sellele 10 kuningale erinevad siis piirkonnad valitseda. Et Piibel ütleb meile, et see on siis 10 kuningat. Nii et see on selline network state. Ja nende eesmärk, ka Gilles Durand ütleb, saada vabaks igasugusest demokraatiast. Nii et kui keegi arvab, et kogu see jälitussüsteem ja see on nagu turvalisuse, siis see on see magustoit, millega Hans ja Grete puuri, kui te olete seda muinasjutu teate, et ma olen alati võrrelnud seda netisüsteemi Hansu ja Grete muinasjutuga, et see on, et mingi nõiatädi meelitas 2 last metsas magusaga puuri ja siis hakkas neid paksuks söötma ja lõpuks tahtis nad ära süüa. Et sama asi, et meile pakutakse turvalisust, Alan Karp kisab, et oi, me pakume teile turvalisust, et kõik need on need inimesed, kes tahavad turvaliselt elada, aga tegelikult nad on demokraatia vastu ja teevad kõik selleks, et sul ei oleks mingit sõnavabadust, vabadust liikuda ja mingi sotsiaalskoor, mis nagu sunnib sind siis sellele alluma. Ja keegi ütle, kas on tõde või vale või mis parameetrite järgi see käib, lihtsalt keegi otsustab seda, nemad otsustavad läbi AI, sest AI otsustab seda sinu kohta. Ja nagu Whitney Webb ütleb, et AI on kõige suurem valelik, et see ei otsusta midagi õigesti. Ja ta ütlebki, et nende selle kultuse nagu siis eesmärgid on, et valge on eelistatud, mees on eelistatud, see tehnoloogia on eelistatud, rikkus on eelistatud, et see on nagu nende põhimõte, need asjad. Nii et kui sa sellesse... valge on eelistatud. Jaa, valge on eelistatud kindlalt. Kuule, aga siin kogu aeg on olnud must on eelistatud. Jaa, aga tegelikult mustad siis... elud loevad oli Ameerikas. Jaa, no see kõik oli selline jällegi mingi segaduse tekitamiseks. Nii et ja nende peamine eesmärk on see, et teha hästi palju raha ja ilma, et sa peaksid ühiskonnale selle tagasi maksma. Ja nendel inimesteks aitsid sul rikkaks saada. Et nad vihkavad maksta, nagu ma olen rääkinud, et Peter Thiel on praegusel hetkel tegeleb siis maailma kõige rikkamate inimeste kontode turvalisustamisega. Et nemad ei kaotaks sellest majanduslangusest ja kogu sellest asjast midagi, keegi ei saaks ligi nende pangakontodele, keegi ei leiaks seal maksmata makse ja nii edasi ja tema siis nagu haldab seda asja. Et see kõik on võimalik sellepärast, et meil on arvuti. Et arvuti on üks väga suur pettuse süsteem, ta on 11 head ühiskonnale toonud, aga see, kellele see kuulub, see Silicon Valley, et see seltskond on siis selliste mõtete ja eesmärkidega inimeste suhtes. Ja Gilles Durand ütleb väga hästi, et see on suurim ahnuse süsteem. Ja siis ta tsiteerib siin mingisugust ajaloolist inimest ja ütleb, et liiga suur raha toodab alati hullust. Et me ei ole ajaloos näinud ühtegi rikast valitsejat, kes oleks jäänud normaalseks. Kõik nad on lõpetanud alati mingise hullusega. Kujutad see ette, kui sul on näiteks $1 trillion, on ju, ja sa võid seda vabalt kasutada. Kuidas see sulle mõjuks?
Jaa, see on nagu... Ei, tavali, ütleme, sükksele patusele nagu inimesele. Õpetussõnad ütleb, et ära mulle anna suurt rikkust, aga hoia mind ka vaesuse eest. Et ma ei läheks ülbeks, eks ole, et see on õpetussõnas väga hästi välja toodud, et inimene vajab teatud tasakaalu. Et säilida, me liha on nii vilets. Ma ise mõtled küll, et oi, kui ma olen päratu rikas, et kui millist head ma teeksin, eks ole, või mis iganes. Me ei tunne ennast tegelikult. Jah. Et Kildur Anni juttu ma soovitan kuulata ja ma toon veel mõned faktid, mis ta siin räägib, on päris hirmsad. Et ta ütleb ka siin nii, et nad vihkavad objektiivset tõde ja nemad tahavad tõde kontrollida. Selle taga on kõik see vihakõne ja kõik, ütleme, see see sama mees, kes on siin, jah. Et ta on kirjutanud raamatud ja ta on ka ajakirjanik. Ja ta oli minu meelest töötas ka kuskil veel töötas, ma võin eksida. Aga ta pidi töötama ka kuskil siukse koha peal, kus ta ikka infot sai. Kus ta ütles valitsuses või kus ta ütles siin seda? No igatahes, ütleme, selliste kohtade peal, kus ta jagab matsu nii-öelda, jah? Jah, ta on ajakirjanik, aga ta on San Franciscos siis pärit ja pressisekretärina töötas California valitsuses. Jah, nii et ta ikkagi ka valitsuses töötas. Nii et ei ole siuke mees metsast päris. Ja kirjutanud ka raamatuid. Ja tema ja ta ütleb väga otse välja, ja ta on kirjutanud ka raamatu, see pidi nüüd vist välja tulema, kui see Nerd Reich, et ta just sellest natsipõhimõtetest, mis selles uues valitsus praegu nagu pead tõstavad. Et nad tahavad tõde, et nad vihkavad objektiivse tõde, et see, mida meie üritame teha, ütleme, on objektiivne tõde ja ta ütleb, et selleks nagu me näemegi selle objektiivse tõe maha surumist, eks ole, miks YouTube'is teatud asju maha tõmmatakse inimestel, teatud ajakirjanike ja nii edasi, et see objektiivne tõde ei ole enam varsti kättesaadav. Ja ta ütleb väga otse siin, et nad tahavad lahti saada nendest, kes aru saavad, mis toimub ja seda ka teistele oskavad seletada. Nii et see on tema väga selge siis kokkuvõte, mis on nende tehnokraatide eesmärk, et sa ei tohi aru saada. Parem on, kui sa millest ka aru ei saa, sa oled rumal, pistad pea liiva alla ja kui sa veel oskad seda teistele edasi anda ja kommenteerida, siis sa oled eriti ohtlik ja ebameeldiv nende jaoks. Ja veel oli huvitav, mis ta välja tõi, et ma olen ka mõeldud, mis see küberraha värk on, mis siin toimub, aga tema nagu väidab siis siin, et seda küberraha kasutatakse praegu selleks, et ma just ükspäev vaatasin YouTube'is, et jälle keegi seal kommenteeris, mingi podcast oli, et rikkad miljardärid müüvad oma varasid ja mõtlesin, et miks nad seda teevad nagu. Aga Kildur Ann toob siis välja, et nad kasutavad siis praegu krüptoraha selleks, et oma vara nagu välja transportida sellest rahasüsteemist, et kui see nagu kokkukukkumine toimub, siis nende nagu siis varad on puutumatud. Et see on väga huvitav nagu põhimõte ja see võib ka seljatada seda, miks paljud krüptomiljonärid praegu jälle siin olles üks jällegi tapeti, et sellest on ka terved podcastid, et kümneid ja või rohkemgi krüptomiljonäre on surnud, et ju seal käib ka selline võitlus, kes jääb ellu, kes kõrvaldatakse ja nii edasi. Ja siis ta räägib siin ühest huvitavast asjast, et kui ta räägib see, et mis asi on nagu siis see võrgusüsteem ja et mida saaks nagu kohe praegu külastada. Ja siis ta räägib, et Honduras'es on siis väike võrgustik riik nimega Prospera, kuhu kuulub siis tehnoloogia ekspert oma maatükil, kus nad viivad reguleerimata meditsiinilisi katseid ja kus krüptoraha on valuutaks ning tegelikult nad rajasid selle väikese asula siis Hondurase autoritaarse režiimi ajal. Ja nüüd on demokraatia tagasi tulnud ja Hondurase valitsus üritab neid tüüpe välja saada.
ja nemad üritavad siis Hondurase valitsust kohtusse kaevata ja Prospera maksab praegu $11 miljardit. Nii et siis ja samamoodi on olemas ettevõtte nimelt Praxis ja uue linna ehitamiseks kuluks siis $500 miljonit. Ja ühesõnaga ta räägib siis sellistest kohtadest, kus siis on nagu loodud sellised võrgulinnad. Ja et ta siin räägib Gröönimaale ehitamisest, kus Trump räägis Gröönimaale selle ehitamisest, et asukohad muutuvad pidevalt ja ta ütlebki, et kui sa nagu tead, mis nende eesmärk on, siis sa saad nagu aru, miks nad ehitavad imelikesse kohtadesse imelikke asju, et vaadake seda lähemalt, ma ei kommenteeri seda nagu rohkem, et kummalised asjad, mida nad teevad ja seal on väga-väga suured rahad ja samal ajal seesama seltskond ju kogu aeg räägib sellest, et meil on maailmas raha vähe ja vaesed on näljas, aga tegelikult milliseid rahasid nad nende kummaliste linnade või nagu turvaliste linnade ehitamiseks kasutavad, see on ääretult kummaline. Ja viimane asi, kui me selle Palantiiriga jõuame, et mõned aastad tagasi ma mainisin seda, ma ei tea, kas ma raadios mainisin, võib-olla isegi mainisin, aga ma tean, et nagu sai tütrega räägitud ja ma ütlesin, et kindlasti tuleb 6G, et see on osa kindlasti sellest 6-6 märgist, et see 6G, kui ta tuleb, on ta kindlasti osa sellest 6 ja seletab, miks see on 6-6-6, sest just see on see inimvalitsuse viimane. Ja ma täiesti ehmatasin, kui nüüd paar päeva tagasi tuli siis tõepoolest, et 6G on plaanis 2030 siis ka rakendada ja redaktor tegi siis sellest saate ja ta ütles, et 6G on resolutsioon, on siis, 5G on juba inimestele niivõrd ohtlik, inimkeha niivõrd hävitav, et mina võin ka seda öelda, et minu tervis on palju, ma elan ka masti lähedal väga, et on palju nagu teiseks muutunud ja seda on tõestatud, et 5G need sageduslained on inimesele äärmiselt hävitavad ja kui kaugel mast sinust on? Kuigi need ei ole päris avald, ma ei oska öelda, võib-olla kilomeeter, mitte rohkem, ma ei tea, ta on väga lähedal igal juhul. Jah, praegu mis see meie, need sagedused, mis 5G-l on, see ei ole veel nii, need ei ole veel nii ma olen uurinud, et nad nii kõrged ei ole, mis inimesele nagu, vaata, mis seal on. No kindlasti kahjutud nad ei ole. Aga 6G on veel kõrgema sagedusega. Just. See sellepärast on ohtlikum veel. 5G-ga ma siin ühte podcasti vaatasin ja oli huvitav, et inimesed elasid seal selles, ma ei tea, ühesõnaga mingis 5G mõjualas ja seal tehti uuringud ja seal oli, ma ei mäleta, 4-kordne suhkruhaiguse tõus. Et väga otseselt seedesüsteemi, ütleme, meie hormoonsüsteemi turvavõrkusid mõjutav, et see on nagu mingisugune värk on seal inimese rakusagedus, mis peaks olema kuskil 60 gigahertsi. Praegu Eestis 5G nii kõrgele ei ole läinud, aga kui see 6G tuleb, ma ei tea, mis selle sagedus on. Aga ta ütleb, et seda on juba katsetatud 2002. aastast, aga kus seda katsetatakse, eks ole, võimalik, et see võib olla näiteks valitsused, näiteks no ma ei saa öelda, et Eestis, aga võib olla, sest ilmselt, kus seda katsetatakse, seal on ka väga suured rahad, on ju. Et valitsus lubab näiteks salaja katseta, seda on tehtud Ameerikas kogu aeg, ütleme, CIA projektid on kõik ju salastatud, ütleme, kui tehti seal sõjaväelaste peal neid ravimikatseid ja ega siis inimesed ei teadnud seda lihtsalt tehti ja keegi ei küsinud, kas sa tohid teha või teha, lihtsalt seda tehti. Igasugused MK Ultrad ja muud asjad, inimesed läksid haigla, nad ei teadnudki, et nende peal tehti katseid, on ju. Et siis ta siin analüüsib see redaktori. Meie peal on tehtud siin ju vägevalt katseid. Ja ma tean, et minu mees ütles, et tema venna peal tehti sõjaväes ka ravimite katseid Venemaal. Nojah, aga üks asi on see, et kästi mingid pillid võtta sisse. Meil tehti terve rahva peal katseid. Just, et kindlasti. Jah.
nii et ei 5G juba ei ole inimese jaoks üldse tervislik, et sellest lihtsalt neid, kui ma tean, kunagi sai uuritud neid, et siis seal oligi igasugused südameprobleemid ja liigeste probleemid ja seedimise probleemid, mis seal olid, igast peavalud ja mis seal kõik tekkisid. Et aga ta ütles, et 6G on täiesti, et see ei ole üldse inimeste jaoks mõeldud ja see on äärmiselt nagu uurimata värk ka täiesti ikkagi. Nagu uurimata või isegi kui seda on uuritud, siis lihtsalt sellest minnakse üle, sest seda lihtsalt on vaja ja ta siis räägib, miks see 6G tuleb, et see on nüüd see sama, mida see Gil Duran räägib nendest network siis state, et luua siis läbi 6G on selline, mida siis enam ei peata, et kui me siiamaani teame, et siin, ma ei tea, väga aktiivselt võetakse Eestis metsasid maha, et 5G takerdub puude taha ja betooni taha, siis 6G läheb kõigest läbi. Ja ta ütleb, et 6G on siis, ma räägin, kordan tema sõnu siis, et temal on siin ka prof on siin, et ta räägib siin, et see töötab siis selliselt, et ta on nagu kõikjal, sa põhimõtteliselt elad nagu selle sees, ta saab sind absoluutselt kõikjale jälgida ja ta ütlebki, et see ei ole nagu mingi uut tüüpi torni otsas asi, vaid trahvu uuendamine, see muudab inimelu võib kujutada endast ohtu täpselt samuti nagu mRNA vaktsiinid muusid miljonite elusid. Mis siis 6G täpselt on, alustame siis mõne põhitõega, et 6G on mobiilsidevõrgu tehnoloogia 6. põlvkond, mis peaks asendama 5G. Muidugi see on ilmselge osa, kuid erinevalt varasematest uuendustest on hüppe 5G-lt 6G-le tegelikult tohutu. 6G hakkab töötama palju kõrgematel sagedustel, kui kõik tänapäeva kasutada, see on äärmiselt tihe, see on nagu laseritaolised energiakiired, mis suudavad pakkuda kujuteldamatud andmeedastuskiiruse peaaegu 0 tentsusega ja nad, vabandust, ma läks sassi, ja nüüd nad on rääkinud allik, kes on nende ettevõttes töötanud ja mulle öelnud, et nende äriplaan on sisuliselt kaotada teie vajadus Wi-Fi järele, kodus näiteks ei pea te Comcati helistama, sa ei pea ühelegi teisele pakkujale helistama, sest 6G on lihtsalt sinu ümber ja see saab olema ülikiirem, seega pole vaja midagi siis oma koju ruutereid hankida ja ma olen näinud dokumente, olen rääkinud tehnikutega, kes seda tegelikult välja töötavad, seega siin on peamine erinevus 5G ja 6G vahel. 6G on muidugi tehisintellektil põhinev, sest kõik on ju tehisintellektil põhinev, eks. Nii et tehisintellekt ei ole siis lisand, see ehitatakse võrgustiku igal tasandil. Süsteem teeb reaalajas otsuseid, see suunab liiklus ümber, see tuvastab mustreid ja muide see ravib ennast ise ilma, et ükski inimene sellesse sekkuks. Nii et see muudab võrgu autonoomseks ja see on esimene kord ajaloos, kus me loome suhtlussüsteemi, mis tegelikult mõtleb ise, ravib ennast ise. Kuidas see 6G siis tegelikult töötab, uurime seda lähemalt. Ta siin räägib siis nüüd tehnilises keeles neid tegelikult selle sagedus on veel kõrgem. Tegelikult. Nii et ta saab, neid ei blokeeri betoon, seinad ja puud, isegi niiskus takistab seda, nii et edu sulle Florida. Kuidas siis katta terve riik või planeet millegagi, mis vaevu liigub ja mille teele jääb niiskus, nii et ühesõnaga need asjad takistavad ta. Aga vastus on leidlik ja tegelikult ka üsna hirmutav, nad kasutavad ümberkonfigureeritavad intelligentseid pindu. Need on seinad, aknad, tänavasildid, igapäevased esemed, mis muudetakse võrgu aktiivseteks komponentideks, mis on võimelised traadita signaali ümber suunama, näiteks peeglid. Tegelikult ütles see tekst, et kujuta ette, et kõnnite tänaval, iga stopp-märgil, iga telefonipostil või igal teisel metallpostil otse oma korteri ees on üks selline 6G komponent. Teisisõnu, keskkonnas saab võrk massiivsete antennivõrkudega, tuhandete, isegi miljonite sünkroniseeritud mikroantennidega, mis suudavad signaale jälgida ja otse teile äärmise täpsusega edastada. Ja 6G ei edasta lihtsalt signaale, see tegelikult sihib
tegelikult kujundab ümber teie signaali ja siis muide järgneb see teile kõikjale, kuhu te lähete. See kohandub automaatselt vastavalt teie keskkonnale, liikumisele, käitumisele. Seepärast löövadki valveeksperdid häirekella, nagu võite ette kujutada, ei tähenda 6G ainult kiiremaid telefone, see puudutab pidevalt tuvastatava ja jälgiva digitaalse ökosüsteemi loomist. Jah, nüüd ma sain, tegelikult kuna ta on nii kõrge sagedus, siis sellel näiteks kõik asjad tegelikult nad takistavad just, seda. Vastupidi, mitte ma ütlesin valesti. Sest ülikõrged sagedused ei lähe lihtsalt igalt poolt. Nad levivad absoluutselt otse ja kui tal midagi ette jääb, muidugi nad peavad siis nii palju igasuguseid neid võimendeid ja värke panema, nagu praegu 5G-le on tegelikult ju ka tekitatud päris tihe võrk, eks ole, nende postidega. Vaata, oled sa näinud isegi, kuna on olnud selliseid, kus rahvas neid poste maha tõmbab. Aga see 6G on selles mõttes veel hullem on ju see ülikõrge sagedus. Just, mida inimene ütleb, mis ka inimesele halvasti. Ta võib mõjuda täiesti hullust, sest kogu meie organism on ka ülikõrgsagedustel töötab. Just, et see hakkab häirima kõik, eks ole, sinu keha ja mõtlemise tööd ja kõike. Aga praegu pole veel 5G-gi siin üldiselt veel käima läinud. Aga seda nad rõhutavadki, et ma ei tahaks anda ka kellegile mingit tühja lootust, sest seda nad rõhutavadki, et lootus sureb viimasena. Et see kõik toimub tohutu kiirusega. Seda küll. Selliselt lausa nagu hüppeliselt, et nagu tundub, et midagi ei ole ja järgmine hetkel juba see on kohal. Ja me peame ka seda just mõtlema, miks ma ei taha tühja lootust anda, et võib-olla see 6G ei tule enne, kui kogudus on ära võetud. Et selles mõttes see on nagu märgiliselt oluline, et me mõistaksime, et sellist keskkonda luuakse, kus sa ei ole enam, sul ei ole mitte mingit privaatsust. Sa oled loompuuris, klaaspuuris ja sind saab torkida, surkida, piinata, näljutada. Ühesõnaga, ma tahaks teada, milline inimene tahaks elada sellises keskkonnas. Ma arvan, et sellist inimest ei leidu, eks ole, sest see on niivõrd, oleks väga masohistlik. Kogu see värk ehitatakse üles meie naiivsuse peale. Just, et meil on turvalisus ja meile kogu aeg rõhutatakse turvalisus Venemaa, näiteks Eestis ütleme. Mujal maal räägitakse ilmselt mingit muud juttu, ütleme võib-olla immigrantidest või ma ei tea millest, eks ole, et mingi komm on, millega püütakse valitsus selle lõnga otsa. Aga põhimõtteliselt on see, et me näeme, kuidas piibel täide läheb. Et mis on see tehnoloogia, mis võimaldab selle 6 märgile, ma usun, et 6G on see võimalik, et see ja mida ma teisena nagu arvan, on see, et sinna võib kuuluda laste ohverdamine. Et ohverdamine tehakse, ütleme, avalikuks ja kohustuslikuks. Ja tegelikult, kui me vaatame Hunger Gamesi, siis Hunger Gamesis kõik muud asjad, mida siin me oleme täna rääkinud, on olemas ja seal on olemas ka laste ohverdus, mis on kohustuslik kõikidele inimestele. Nii et kui me teame, et see seltskond valitseb läbi laste ohverduse, siis see, mida sa kummardama pead, ei ole veel ilmsiks saanud. Mis on see metsalise kuju, mida sa kummardama pead? Aga kui me räägime nendest asjadest, siin kõik need soovärgid ja laste pilastamine ja sõjaväevalitsus ja jälitamine, kui sa selle kõik ühte pakti paned ja kui see on see tulevane metsalise süsteem, praegu meil on teatud demokraatiat veel, aga kui me demokraatia jääb ainult see ja sa pead seda kummardama, siis see on päris hirmus asi, mida sa pead kummardama. Ehk siis kummardama selles mõttes, et sa pead sellega nõus olema, nii nagu praegu sa pead palju tähtsega nõus olema. Nii et see on nagu huvitav, et piibel räägib meile sellest ja kui Danieli raamatut vaadata, mida ma ennem lugesin, et ta ülistab sõjavägede jumalat ja ta sõdipida ja põhjaga, eks ole, et kui Iisraeli seisukohast võtta, siis see on just Venemaa ja Hiina, siis siin on huvitav lause, et ta paneb oma telgid üles, mis ma just vaatasin, heebrea keeles tähendavad sõjaväetelgid, et kui see Gilduran räägib nendest piirkondade loomisest, ma siin ei näidanud kogu video, siis ta ütlebki, et nad ostavad, korporatsioonid on ostnud maid endale ja sinna korporatsioonid teevad sinna endale digitaalse selle nagu valitsuse, aga nad on ostnud ka vaesemaid riike, näiteks Eesti,
me olime esimene e-riik maailmas, kas me keegi küsi, miks see nii on, eks ole, mis on seal taga tegelikult, kas see lihtsalt on mingisugune tore kingitus Eestile või me lihtsalt olime ära ostetud selleks, et olla digitaalse süsteemi välja arendatav riik, sest me olime esimene e-riik maailmas, me olime esimene riik, kes sai ID-kaardid ja nii edasi, eks ole, et me ei arutle nende asjade üle, mis selle taga on ja võib-olla, ma ei tea, keegi on väga pahane, et ma sellest praegu räägin, ja kellegi ei meeldi, et see asi selliselt nagu välja nagu näidatakse, aga sama plaan on, eks ole, Ukrainaga, sellest me oleme rääkinud, eks ole, teha sinna mingi digitaalne mingi osa ja sama, me oleme ka seda rääkinud, ma ei tea, võib-olla paljudele tähele pannud, et Gaza suhtes olid juba mingi 10-15 aastat tagasi olemas kõik plaanid, milline see välja peab nägema, superdigitaalne riik. Ja Piibel ütleb, ta paneb oma telgid maha Ilumäe ja mere vahele ja see on Gaza. Ja mina usun, et see võib olla üks koht, miks on praegu, ütleme, idas on nii tohutu huvi selle vastu. See on jällegi selline inimene, kes on võib-olla Piibli kauged edasi ei huvita, aga minu jaoks on see teoloogiliselt äärmiselt põnev, et see on koht, kuhu võidakse, miks seal see sõda oli. See on sellepärast, et me hakkame antikristuse aega jõudma, sest ma ei leia ühtegi muud kohta, mis võiks Piibli tekstiga selliselt nagu ühilduda, kui ma näen, mis seal Gazas tehti ja ma tean, mis plaan neil on selle digitaalse ja kui ma tean näiteks, et Araabia Ühendemiraadid on valmis rahastama selle ülesehitamist ja nii edasi, et seal on väga kummalised taustad, siis teades, et kes on tulevane valitseja, kes saab seal tipus olla, siis see kõik näitab, et me oleme Kristuse taastuleku ajas. Ja ma ei ole endiselt teinud neid saateid, mis Lähis-Idas teeb, seda infot on seal lihtsalt nii palju, aga ka seal arenevad asjad väga kiiresti, nii et ma ei ole kindel, kas kogudus näeb, ütleme, templiehitust. Et see on selliselt sõnastatud, et ma olen püüdnud seda kogu aeg nagu aru saada, aga see on nii huvitavalt sõnastatud, et sa ei saa... kuidagi moodi käib vaikselt ju. Just, et kõik on valmis, tähendab, seal ongi neil on ainult ühte asja vaja. Neil on ainult ühte asja vaja veel. Ja põhimõtteliselt kõik on neil olemas. Et ohverdused juba on seal toimunud ja igast muud asjad, et Gaza on maha kistud ja 6G on tulemas, nii et tegelikult me elame selles ajavaakumis, ütleme, et kui nad on seda plaaninud 2030 kuskil nagu võtta, et ju nad on selle välja arvestanud või AI on välja arvestanud, umbes 4 aastaga nad saavad asjad valmis. Meil on ikka väga vähe aega jäänud. Väga vähe aega jäänud. Et, nii? Et kui kindlasti, nii arvestada, jah? Jah, et kas selle aja jooksul, praegusel hetkel on... See on ka suur, see on kõik, jah. Kristlaste tagakus on väga palju kasvanud, me näeme Piiblit igal pool nagu väga tugevalt rünnatakse. See on väga kiiresti kasvanud ka sel aastal, nii et ka see Aamose kirja kohta, et ühel päeval te käite merest mereni, otsite Jumala sõna ja te ei leia seda, eks ole, me jõuame ka sellesse välja, et tundub, et kõik asjad liiguvad väga kiiresti. Aga mingisugune lõikus käib ka siin ja seal ikkagi. Aga see on paratamatus, see käib kuni lõpuni, sest Jeesus ütles, et kuni et tulid need, kes olid ainult 1 tunni tööl ja nad said sama palga, eks ole, mis tähendab seda, et kuni Kristuse koguduse ülesvõtmiseni, eks ole, käib inimeste usule tulemine. Mõnes kohas väga võimsalt, kuidas mõnes kohas vähem, mõnes kohas üldse mitte. Aga jah, et 3. maailmasõda ette valmistatakse, midagi nad teavad, millekski nad ette valmistavad, koledat midagi on tulemas. Nii. Ja on olemas kõik tööriistad, et ülemaailmne valitsus püstitada, nii et ja nagu ma ütlesin, nagu see Kildur Ann ütles, kui nad on selle, või mitte Kildur Ann, vaid see teine podcast ütles, et kui nad on saanud selle ID asja nii kaugele, et see on olemas igal inimesel, siis on järgmine on raha. Nad ei saa seda enne teha, kui see ID-süsteem on. Ma ütlen, et kui see raha juba sellisena tuleb, eks ole, siis sa oled nagu... Kildur Ann ütleb, et siis ta ütleb, et see hävitab majanduse, et selle eesmärk ongi hävitada majandus ja jätta ainult see korporatsioonid valitsema. No jah, ja üksikisikuna sa oled täiesti nagu kaitsetu. Just. Sisuliselt on ju. Ja seal ei ole vahet... Nad võtavad sul pangakonto maha ja sa ei saa osta näiteks. Ja sul ei ole sularaha ka. Jah.
No, et seda on väga raske ette kujutada ja siis piibel räägibki, et tulevadki märtrid, kes ei ole nõus selle süsteemiga kaasa minema ja inimesed peavad lihtsalt märtritena Jumala juurde pääsema. Piibel räägib meile siis viletsusaja märtritest, kes siis hiljem valitsevad koos pühadega. Aga kindlasti lihtne ei saa see olema. Et jah, üha selgemaks läheb see valitsuse vorm, tööriistad, mõtted, ideed, mis nad plaanivad, et see on üha avalikum iga päevaga, et see ei ole enam, mida sa pead välja mõtlema. Jah, lahendus üksikisiku jaoks on siin seina peal. Just. Jah. Et Luuke evangeeliumis on kirja koht, palvetage igal ajal, et te võiksite pääseda tulevase viha eest. Et teid väärt arvataks põgenema tulevase viha eest, on see küll täpselt niimoodi öeldud, Luuka 21 peatükk. Et jah, kui siukene maffiariik luuakse, siis ma ei tea, kes siin olla tahab. No mõnele see meeldib ka ikka ju. No kindlasti neile võib-olla, kes sealt mingid nagu Daniel raamat ütleb, et neile, kes teda siis ülistavad, jagab ta maad ja rikkusi, et kindlasti osad inimesed rikastuvad, aga see ei ole siuke rikkus, mis kaua kestab, sest see on ainult 7 aastat. Inimene ei ela nii igavesti, on ju. Jah. Ja kohtu ette tuleb nii või teisiti astuda. Jah, et jah, aga kindlasti see toob kaasa seadused, mis lubavad inimestel kodud ära võtta ja töökohad ära võtta ja kõik muud. Tavainimesele ei too see midagi head kaasa. Enamikule meist ei too see midagi head kaasa. Jah, kõige enam meil muidugi siin maa peal ei too head kaasa. No ma just mõtlengi siin maises sellises, just. Kui palju me elame siin, aga et see on düstoopia. Et kes on lugenud Orwell 1924 või 84, jah, et see liigub väga sinna poole. Imelik küll. Okei. Sellega me täna lõpetame. Olge õnnistatud, head inimesed, ja mõtelge selle peale, kui sul selle isikuga head suhet ei ole, kelle nime te siin näete, siis oleks viimane aeg seda teha. Nii, aitäh, Virge. Ja kohtumiseni.